puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valu. Tere tulemast Puuduta mind saatesse. Sügishooaeg on alanud ja mul on tore tervitada minu kaassaatejuhti tegelikult, kes istub seekord teisel pool lauda. Koolitaja Dali Karat. Tere, Anu. Ja ma ei teagi, mis see põhjus on, miks sa oled täna teisel pool lauda, aga kohe selgub, et põnevad ajad on käsil ja põnevad asjad on käimas. Ja me räägime retriitide teemal ja kusjuures, kui sa kirjutasid mulle, et võiks nendest rääkida, siis ma mõtlesin endamisi, et appi. Ma olen seda ammu oodanud, et neid igasuguseid koolitusi ja retriite ja vaimulaagreid ja nõialaagreid ja šamaanilaagreid ja tantralaagreid ja kõiki neid on nii metsikult palju meie väikeses Eestis, et mitte ainult minul ei ole see tunne, vaid ka paljudel inimestel, kes ise võib-olla otseselt ei ole sellega seotud nende tegemistega, siis ikkagi see kumab vastu, et kogu aeg söödetakse sulle mingeid asju ette. No just ma mõtlen tervendamise ja heaolu ja teemadel, et kas see õhupall juba lõhki ei lähe ja voilà, sina kirjutasid õigel ajal mulle ja mingi põnev möll on nüüd nende retriitide ümber käimas, et valgusta natukene. Ja mina hakkasin retriite korraldama 2021 alguses. Olin tegelikult ka väga julge, sellepärast, et see oli ju täpselt see COVID-i suur sulgemise aeg. Terve maailm läks lukku ja siis mina haarasin pundi inimesi ja läksin nendega hoopis Zanzibarile Aafrikasse. Aga mainisin ära, et Zanzibaril tookord ei olnud vaja mingid COVID-i... Ja sinna sai täiesti vabalt. Kõik läksid Zanzibarile. Maailmas oli Mehhiko oli suht vaba ja Costa Rica olid ka vaba, et need 3 innovatiivset kohta, kes siis vastuvoolu ujusid ja sellepärast ma sinna läksin. Aga kui ma alustasin, siis ei olnud neid nii palju, aga tõepoolest mul on endal täpselt sama tunne, et nüüd siin aasta 2 on olnud neid retriite ja igasuguseid väelaagreid ja ongi neid nagu kõik võimalikke, kes vähegi kihvtima nimetuse sellele anda, nagu suudab või välja mõelda suudab, on ju. Neid on nii palju olnud ja neid on tulnudki nagu seeni pärast ihma ja minu hinnangul see ongi tekitanud natuke sellise olukorra, kus ongi selline tunne, et kõik teevad retriite. Kõik, ma ei tea, toitumisnõustajad viivad Itaaliasse toidu retriidile või iga hingamisterapeut viib hingama sinna palile või iga joogaõpetaja, kes vähegi natukene joogat on teinud, viib kohe sinna Taisse joogaretriidile ja et need kuidagi nagu kõik tahavad teha retriite ja kõik justkui teevadki retriite. Ja ühelt poolt selles polegi ju midagi halba, et las need inimesed siis käivad ja las nad siis teevad, et et mis see siis häda on, et las nad siis teevad. Olles ise nii palju retriite teinud, siis minul hakkas süda valutama tegelikult nagu kvaliteedi pärast, sest ma hakkasin kuulma nii oma retriitidel, ja kui ka nagu mujalt lihtsalt jutu käigus, aga kui minu retriitidel hakkasid naised ja inimesed hakkasid rääkima, et kuidas nagu, ma ei tea nagu ennast nagu kiita, aga et ongi, et siin on nagu korralik, aga et nad on saanud kas ise või nende lähedased on saanud nii kehvasid kogemusi. Ja see oli minule täiesti šokk, sellepärast, et mina arvasin, et kõik teevad niimoodi, kõik hoiavad inimesi, kõik vastutavad, kõik mõtlevad detailideni läbi, et kõik teevad nii, nagu ma teen. Oota, ma pean vahele toksima paar küsimust. Kas sa ise olid käinud kellegi teise retriitidel enne või siis vahepeal, kui sa olid juba hakanud tegema? No lihtsalt huvi pärast. Ma olin käinud, aga ma ei olnud käinud Eesti omadel.
ma olin käinud välismaa omadel, kui mul oli pikk rännaku teraapia väljaõpe näiteks, siis ma olin mitu korda nädalastel retriitidel välismaal. Et ma olin käinud mitte liiga palju, aga ma olin paar korda käinud ise retriitidel. Okei, aga need olid välismaalaste korraldatud. Nii, unustame nemad ära, nad on alati teistsugused. Nii, ja teine asi, mis ma mõtlesin hetkeks, et neid retriite võib-olla hakati tegema sellepärast ka nii palju, et need, kes nüüd siis on võib-olla käinud retriitidel või kuulnud nendest, siis easy money. Ja ma arvangi, et see tundubki, et see ongi üks peamine põhjus, miks neid retriite nii palju tehakse, sest kui sa mõtled, et see tundub nii lihtne. Rendid kuskil Hispaanias mingi villa, võtad sinna 10 inimest ja küsid seal, ma ei tea, 1000 eurot selle nädala aja ja siis mõtle 10 inimest, 1000 eurot, sul juba 10 000 eurot. Ja no, ega sul need inimesed maksavad siis kinni ka sinu reisi, eks ole, pluss, et sul jääb siis ka endale. Et see kõlab väga lihtsa reisina. Ja siis, kui ma hakkasin kuulma neid tagasisidesid, et tehaksegi niimoodi, et terve päev on vaba, ise pead ise organiseerima seal oma asjad ja siis saad, ma ei tea, 1 või 2 väikest asja, mida see korraldaja siis teeb seal või et milline on see üleüldine hoituse pool osalejatele. Ja et kui ma neid kehvasid kogemusi hakkasin kuulma, siis minu kui ma olen küll retriidi korraldaja, aga samal ajal minul on väga tugev õiglustunne ja mul on väga tugev selline, et asju peab tegema õigesti ja ei tohi nii-öelda raha rahaks, aga et ei tohi inimesi ei tohi petta. Ja ma arvan, et elu on liiga lühike selleks, et inimesi petta ja nagu nõmedusi teha. Ja Eesti veel enam on liiga väike selleks, et nagu jama teha. Ja see ongi see koht, üks põhjus, miks ma olen sellel teemal sõna võtnud ja miks ma tegelikult isegi veidi toetan seda Tarbijakaitseameti suurt näpuvibutusi. Aga vahele küsime, ega sina ei andnud Tarbijakaitsele järsku vihjet, et kuulge, vaadake, mis te passite, et siin korraldatakse igasuguseid laagreid. No ei andnud, sest nad ju tulid mulle ka. No võt räägi sellest, see huvitab mind ka, mis siis juhtus nagu plaks käis ja Tarbijakaitse pöördus sinu poole. Ja see tegelikult oli väga suur üllatus mulle, sellepärast, et käsi südame pannes, ma arvan, et enamus meist, ma arvan, et kõik meist tegelikult, me lihtsalt tegime oma retriite, kes meil on pikemad tegijad, on ju, Tiit Trofimov on pikk tegija, Igor ja Bella on pikad tegijad, mina olen juba Eesti maastikul pikalt teinud, et meil on nagu pikad tegijad ja siis on need uued noored. Ja ma arvan, et ei need uued noored ega ka meie pikad tegijad, meil polnud õrna aimugi, et me tegelikult ei tohi teha. Sellepärast, et seaduse järgi on niimoodi, et kui korraldaja pakub juba 2 või enam teenust ja näiteks ma pakun on ju retriiti, retriidi nii-öelda sisu, töötubasid, meditatsioone, joogatunde, mis iganes me seal teeme ja ma pakun näiteks juba majutust või siis näiteks majutuse sees on ka hommikusöök või ma pakun näiteks, et me grupiga koos käime kus iganes me oleme, käime seal ümbruskonnas, teeme mõne väljasõidu ja siis meil on transport ühine ja kõik see, et kui juba pakkuda 2 või enam teenust, siis see läheb ametlikult pakettreisi alla ja pakettreise Eesti seaduse järgi tohivad korraldada ainult turismiettevõtted. Nii, vaheküsimus jälle. Järsku need turismifirmad siis olid need, kes panid järsku tähele, et wow, et need retriiditajad korjavad ka mingi koore sealt ja teevad oma asja ja nüüd meie teenime selle võrra vähem. Võib-olla, kui ma vaatan seda, ta võib olla tõesti. Ma ei usu, et nad nagu täiesti ennast ohustatuna tunnevad, sest et neid inimesi, kes reisivad, on ikkagi nii palju rohkem kui neid, kes retriite valivad. Aga samas seal võib olla see üks osa sellest, et nad hakkavad vaatama, et okei, et inimesed hakkavad valima üha rohkem neid retriidilaadseid reise, mitte siis tavalisi pakettreise. Sest reisifirmal on, eks ole, see tagatisraha, et juhul, kui sinuga juhtub reisil midagi, siis sa vähemalt saad selle oma jah, või ütleme, et tema kui reisikorraldajaga midagi peaks juhtuma näiteks, siis oleks riigipoolne siis see, oleks siis see tagatise näol raha, et siis see inimesed tagasi koju tuua, on ju. Nii. Aga samas seal võis olles ise nüüd Tarbijakaitsega suhelnud, siis ma saan aru, et tegelikult on päriselt ka pettureid turul, kes müüvadki selliseid, ma ei tea, 2-nädalasi Tai reisipakette, kõik hinnas 600 eurot. Ja see on inimesed, kes ostavad, kes usuvad, et saavadki nii odavalt, kõik hinnas 2 nädalat Tais. Ja siis, kui see reisiaeg kätte jõuab, siis on need inimesed või need nii-öelda bürood, kes neid siis müüsid, kadunud. Lausa nii, et sa isegi ei jõua sinna
sihtpunktigi. Ja tõenäoliselt on erinevaid variante, Just, on ju, just. aga et on reaalselt ka neid murekohti. Aga noh, ega need nii-öelda retriidi eventid seal Facebookis, nagu sa ütled, et sinul on nad silma jäänud, sinu lähiinimestel on silma jäänud, mulle on silma jäänud, eks need tarbijakaitse inimesed on ju ka inimesed, neile on ka silma jäänud. Pluss, et ma arvan, et neile on tulnud nii palju võib-olla tagasisidet selles osas, mis on siis ära jäänud või kus on käitutud mitte nii hästi nendega ja siis see tuleb ja siis tänu sellele nad on ka kuidagi ärevaks muutunud. Jah, ja võib-olla pigem hakanud siis seda seadust tugevamalt jälgima, sest et noh, nagu ma ütlesin, et ega minul ega teistel, ma olen ju siin suhel nende teiste tegijatega ka, et meil kellelgi ei olnud õrna aimugi, et me ei teinud meelega valesti või me meelega ei susserdanud, vaid me ei teadnudki, et ei tohi teha. Aga jah, aasta tagasi võttis minuga ühendus Tarbijakaitseamet, kes küsis, esitas mulle siis need selle informatsiooni, et ma pean olema reisikorraldusettevõte ja muud moodi ma suures pildis teha ei tohi. Seal on mõned nüansid, mida siis saab, et kui tehagi ainult retriidi osa, nii et inimesed peavad ise kõik oma majutuse, transpordi, kõik ise maksma, on ju. Seal on mõned nüansid, mida peab teadma, ma ei tea, et noh, kui inimene ei taha teha ennast reisikorraldajaks, aga ikkagi tahab teha retriite, et siis seal ongi, natuke saab seal läbi lillede oluline sõnastada ja mida täpselt siis selle hinna sees saab ja kõik see. Aga mina tundsin, et ma ei viitsi igat oma sõna kogu aeg mõelda ja pinges olla, et kas ma nüüd kõike sõnastan õigesti ja eelkõige ma ei viitsi susserdada ja kuidagi nagu valetada või mingit mänge mängida. Ja siis ma tegingi lihtsalt selle reisikorraldusettevõtte siis ära. Sa oled reisikorraldaja nüüd? Jah, ma olen ametlik reisikorraldaja Eestis ja aitäh. See on tegelikult väga suur asi, sellepärast, et ma pean ütlema, et ega seda ei olnud kerge teha. Seal oli ikkagi paberimajandus, aruandluskohustus, igasugused, see paberimajandus jätkub, see ei olnud ainult selle tegemise jaoks, vaid see on ikkagi oluliselt suurem paberimajandus, mis selle nii-öelda firma tegemisega või selle käimas hoidmisega kaasneb. Ja pluss siis ka see suur tagatise nõue on ju. See ka ikkagi tuli. Et see on, ma arvan, kõige suurem asi, et ega tavalistel inimestel, kus meil võtta on seda mingi 15-20 000 eurot, mis lihtsalt panna sinna tagatisena on ju. Et see on vaata, et kõige suurem komistuskivi, miks on raske ja keeruline teha ennast turismiettevõtjaks. Kuidas sulle täna tundub, kas nüüd, ma kujutan ette, et kas kõik need retriiditajad said põhimõtteliselt või tõenäoliselt sealt tarbijakaitselt märkuse? No nii palju, kui ma kuulnud olen, siis ikkagi järjest kõiki võetakse ette. Et kes. Nii et keda veel ei ole võetud, siis olge valvel. Aga siis sa tegid väga emotsionaalse postituse Facebooki sellega seoses, mille sa ka kustutasid, sest sa tunnistasid ka ise, et läksid võib-olla emotsionaalseks, üliemotsionaalseks ja sõnastasid selle pisut ümber. No, mis see esimene reageering siis oli? Sa olid Tarbijakaitseameti poolt siis põhimõtteliselt, sest ka sulle tundus, et see on nagu läinud üle piiride. Minu esimene postitus mulle ka endale üllatuslik. Ma ei saanud arugi, et ma nii võib-olla terav natukene olin, aga kuna ma olen väga tugeva õiglustundega ja tõenäoliselt selles õiglustundes ma natuke läksin teravaks. Aga samas see sisu ka teisel postitusel on sama, ja see minu point on selles, et retriidi korraldus on nii palju keerulisem ja nii palju detailide rohkem, kui pealt näha ja kaugelt paistab. Ja seda enam ei tohiks retriite korraldada liiga nagu kergekäeliselt. Ja ma olen toonud sellise võrdluse, et ütleme, et on väga hea pagar. Oskab tõesti fantastiliselt küpsetada, teha igasugused saiakesi ja koogikesi ja torte ja tort on juba kondiiter, aga ütleme, oskab väga hästi küpsetada. Ja nüüd see pagar võib olla nii hea pagar, aga see ei tähenda, et ta on automaatselt suurepärane pagariäri ettevõtja. Ehk et pagar, las olla pagar. Ja ta võib olla fantastiline ka ettevõtja ja teha iseenda pagari äri, aga väga tihti need kaks asja ei käi omavahel käsikäes. Mis retriitide kontekstis tähendab minu jaoks seda, et inimesed, kes on suurepärased, ma ei tea, toitumisspetsialistid, joogaõpetajad, hingamisterapeudid, personaaltreenerid, coachid, kõik.
Nad võivad olla fantastilised oma ala spetsialistid. Ja täna meil on situatsioon, kus kõik need oma ala spetsialistid tahavad nüüd järsku neid retriite teha ja sellepärast neid ongi nii palju, Aga et see, et nad on oma ala spetsialistid, ei tähenda automaatselt, et nad on head retriidikorraldajad. Või siis reisikorraldajad. Või siis reisikorraldajad üldse, jaa. Et need on kaks täiesti erinevat teemat. Ja see oli see koht, kus väga paljud tundsid ennast puudutatuna. Aga ma endiselt arvan, et iga, ma ei tea, kuskil koolimajas pühapäeva õhtuti joogat tegev Malle ei peaks tegema retriiti liiga kergekäeliselt ja ongi see niisugune rahaahnus või et see tundub kerge või et kõik teeme ka. Või et ma sain oma toitumisnõuste paberid kätte või et ma olen nüüd, ma ei tea, hea naiste coach, paneme need kaks asja nüüd kokku, viime nüüd sõbrannaga 10 inimest kuhugi reisile koos, teenime kihvti papi sealt vahel. See on ka põhiargument olnud paljudel, ma olen just kuulanud, et nad ütlevad easy money, see tundub. Easy money, me kohe hakkame sellest ka rääkima, et miks see siis ei ole ja mida kõike sa siis pead tegema, no mis seal ikka, broneerid hotelli, võtad võib-olla, broneerid bussi, lennupiletit saab ka tänapäeval jube lihtsalt ära orgunnida ja nii edasi. Kas mul tekkis ikkagi see küsimus, et oletame, et ma olen nüüd see suurepärane joogaõpetaja, siis äkki ma olen kavala, ma mõtlen, et tead, et enne kui ma lähen sinna suurde maailma, võib-olla sõidame Balile, ma proovin, teen selle asja ära Rakveres näiteks, korraldan selle oma retriidi. Kas see on lubatud või see läheb juba ka reisi alla? Loomulikult ma bronnin, võib-olla me oleme seal 2-3 päeva, võtan mingi puhkemaja, pean hoolitsema toitlustamise eest ja nii edasi, et kas see läheb juba ka sellele? Nii palju, kui mina tean praegult, siis Eesti-siseselt ei teha. Ja. No aga äkki siis nendele nii öelda, kes arvavad, et see kõik on nii easy breezy, et alustage siis kodumaast, proovige see ära, sest ma arvan, et see juba ainuüksi näitab, et kui palju sa tegelikult vastutad nende inimeste eest. Kohale tuleb, ütleme, et sul ongi 10-12 inimest võib-olla, ja nad on ju kõik erineva personalitiga, et üks tahab ühte, teine on vegan, kolmas ei joo mulliga vett, teine joob ainult, ma ei tea, mis decaffeinated kohvi, blablabla. See läheb nii peeneks kogu see, et järsku proovige ära ja vaadake, kas teis on ainest selliste suuremate asjade korraldamiseks või mitte. Ja see mu point ongi, et ma ei ütle, et nüüd see nii-öelda Malle ei tohiks teha, aga et enne, kui ta teeb selle hüppe, et ta viib need 10 inimest sinna, ma ei tea, Sitsiiliasse, et ongi, tehku enne seal Rakveres, prooviku 3 päeva teha, prooviku teha, mis tunne ongi pikaajaliselt olla inimestega koos, et see, kui ma ei tea, sa kohtud kliendiga 1,5 tunniks, või keegi teeb ongi hingamise õhtu, see on üks õhtu, võib-olla ta läheb 3-tunniseks, aga ta on üks õhtu nädalas, Aga et kui me räägime retriidist, mis kestab, ütleme 5, 7, 12, 10, mis iganes päeva, siis tegelikult see vastutus on 24/7 ja see vastutus ei alga ainult sellel ajal, kui me sinna retriidile kohale jõuame, vaid see vastutus algab minul on põhimõte, et retriit algab siis, kui inimene ennast retriidile kirja paneb. Ja see võib olla mitu kuud enne juba, sest siis tegelikult juba on kõik see, mis inimene ise, mis temal hakkab protsessid endas toimuma, kuidas me hoiame inimest, kas ja milliseid lepinguid me inimestega teeme, kuidas käib kõik see tasustamise osa, kuidas käib kõik see nii-öelda grupi ettevalmistus, et see on selline töö, mis ei ole ainult see nädal aega seal Sitsiilias, vaid et ta on nii palju juba enne ja tegelikult ei ole ka see, et me nüüd tuleme tagasi lennujaamas, ütleme tšau ja siis võtangi, et kas ma siis saadan lihtsalt inimesed, vaadake, kuidas ise nüüd hakkama saate või on see retriidi korralduse hulka käiv osa ka see, mis toimub natuke aega pärast retriiti. Ehk et ta nagu on tervikuna kompleksne tegevus, on ju. Ja ütleme, kui ma olen siin Zanzibaril, ma olen põhikohtadest olen käinud Zanzibaril, aga retriit on toimunud ka Balil ja Tais ja Dubais, on ju. Ja nüüd tuleb veel uutes kohtades, väga põnevates kohtades. Et siis ongi sellised olukorrad, et ma ei tea, keegi jääb lennukist maha. Kõik vaatavad ju minu korralda otsa. Keegi hakkab, ma ei tea, lennujaamas oksendama. Kõik vaatavad minu otsa. Me jõuame koha peale, keegi ütleb, et aga temal ei sobi see tuba. Tal on liiga kõva padi.
või et ongi kõik toitumisasjad on ju, siis on kellelgi järsku kõht lahti, teisel on kõht kinni, 3. vanaema sureb Eestis ära, siis 4. omavahel lähevad äkki tülli, ei sobi natuurid koos on ju, siis ma ei tea, me oleme seal Zanzibaril käinud nagu mul on õnneks on inimesed kõik olnud ikkagi nagu sul on vedanud. Mul on väga vedanud, ma alati panen igasugused kaitsed ja asjad peale on ju, mul on vedanud, aga et noh, et mida teha näiteks, kui inimesega koha peal midagi juhtub on ju ja erineva tasemega võivad juhtuda, mõni lihtsalt kergelt vigastab, aga mõni siis läheb haiglasse on ju või noh, et seal on nii palju füüsilisi ja ka emotsionaalseid asju, mis kõik on selle retriidi korraldaja vastutada. Siin on väär arusaam olnud ka see osadel korraldajatel, ma vaatan, et nad mõtlevad, ma saan endale tasuta puhkuse mõnusa olemise seal 10 päeva, et lähme ainult kohale. Tõsiselt, et tean isiklikult selliseid inimesi ja asjad on totaalselt metsa läinud. Aga sa oled ju 24/7, sa oled tegelikult varvast. Sa pead olema ööd ja päevad ikkagi valmis, milleks iganes. Et täna ma küsingi su käest, miks sa teed seda, sest see on tohutult haige vastutus. Ja kusjuures esimest korda, kui ma käisin Zanzibaril oma esimese grupiga, siis oligi nii, et ma ei osanud üldse ennast hoida ka. Ja ma olingi täiesti andsin ära ja siis oli ju kõik uus ja esimese korra pinge ka on ju, aga oligi nii, et ma tulin tagasi, ma jõudsin Eestisse ja ma jäin haigeks, täiesti haigeks, ma olin energiast nii tühi. Ja nüüd, kui ma retriite teen, siis ma teen hästi teadlikult niimoodi, et ma jätan endale mingid vabad augud, kas või tund, või ma püüan jätta endale kas või siukse, ma ei tea, tunnike päevas, kus ma saan hinge tõmmata. Ja seal on veel paar nippi on ju, mida tasub teada ja näiteks needsamad algad retriidi korraldada, et üks nõu on see, et tee Eestis. Teine nõuanne, mis ma tegelikult kõikidele annaks, on see, et suhtle või räägi või küsi nõu nendelt, kes on juba teinud. No jaa, aga meil on konkurents siin, me oleme ju kadedad ja mina seda konkurentsimängu ei viitsi mängida, mina olen nõus andma kõikidele nõuhaud ka siis. Jaa, et ongi näiteks, et korraldaja peab alati magama üksinda toas. Alati eraldi toas peab magama, sest see on kas või see natukene aeg, kui sa saad üksinda ennast laadida ja nagu kas või korraks vaikuses olla, on ju. Aga jaa, see on võib-olla täitsa see, et kõik vaatavadki, et meil on siin nüüd hommikusöögi aega, pärast seda on ju 2 tundi vaba aega, on ju, et kõik teised lähevad päevitama ja ma mõtlen ka, et tore, et siis ma saan ette valmistada näiteks oma algavat töötuba või siis saan läbi vaadata võib-olla mingid hinnaläbirääkimised järgmise päeva ekskursiooni osas või kõik see. Aga siis tuleb üks osalejatest ja ütleb, et Dali, ma tahaks rääkida sinuga. Mul oleks nagu üks ühele rääkimist vaja. Loomulikult ma räägin temaga. Ja siis me räägime see 2 tundi, mis teistel on päevitamiseks, puhkamiseks, mina räägin siis selle ühe inimesega. Ja siis hakkab juba töötuba. Ja siis on pärast töötuba taaskord võib-olla tunnike või 2 vaba aega enne õhtusööki näiteks. Ja siis minul on planeeritud, et selle 2 tunni sees ma broneerin näiteks ongi õhtuse selle asja läbi, mõtlen, kuhu me lähme, mida me näiteks õhtusöögil teeme, et see ei oleks lihtsalt tavaline söömine, taaskord mingid logistilised asjad. Ja siis tuleb teine inimene, kes ütleb, et Dali, nüüd tahaks mina sinuga rääkida. Et ma kuulsin, et sellel, kes enne rääkis, tal oli nii ja üks ühele vestlus sinuga olnud. Ma tahaks ka sinuga üks ühele. Mul on ka paar küsimust. Aga siis küsid ekstra money. No nad juba maksavad. Psühholoog, ei, eraldi sellised, minu nõuanne, nüüd tark räägib siin. Igal, mis ma tahangi öelda, et see ei ole ka alati nii ja see väga palju oleneb, kui palju, siin ongi jälle taaskord, et kas ja kui palju retriidi korraldaja annab seda ruumi, kui palju üldse on, kas see on lisaväärtus, miks näiteks inimesed tulevad retriidile, et nad on üks ühele ka nähtud või nad on seal 30 tükki grupis ja tegelikult nendega keegi üks ühele ei tegele, on ju. Ja ka siis samal ajal ka korraldaja poolt endal nüüd piiride kehtestamine, enda valimine, teadlikult enda puhkuse aja võtmine, on ju. Kas või ka kõik logistilised, administratiivsed asjad on vaja läbi mõelda, et ma ei tea, kas mul on vaja siin sularaha, kas mul on vaja saan ma siin kaardiga maksta, kas ma maksan kohalikes rahas või mingid, kõik siuksed pisidetailid. Asjad, jah. Anna veel mingeid nippe, et kas see on ka oluline, et enne retriidi algust sa saad siiski nende inimestega kokku, kes sinna nüüd tulevad ja sa ju näed ära selle läbilõik nendest persoonidest ja ma ise arvan, et kui sa ikkagi haistad ära sinusuguse veel kogemusega ka, et siin võib olla pisut problemaatiline persoon.
et siis talle TTT öelda, et kuule, et tead, mitte kõigi ees, siis loomulikult see meie gruppi kahjuks ei sobi, vaid sa vaatad nagu üle, skaneerid ja siis mõtled natuke ja võib-olla siis sellele inimesele ütled, et vabandust, aga võib-olla mõni teine kord. No selle kindlustamiseks, et grupp oleks kvaliteetne, nii-öelda ühtselt hingav ja nii-öelda sama kuidagi väärtustega, siis mina enne, kui ma inimest üldse nõustun ütleme retriidile võtma, ma teen taga enne kõne. Et kui keegi avaldab soovi, et ta tahab tulla mõnele minu retriidile, siis me helistame, ma küsin ta käest, ma vestlen taga ja juba selle vestluse käigus ma püüan aru saada, kes ta on, mis ta on, kas ta on enesearengumaailmas uus, on ta vana tegija, on ta just vastupidi siuke tegija, kes ma tean juba kõike, ehk siis nagu väga raskesti õpetatav või nagu pole avatud, on ju. Et mina teatud küsimuste ja siukse läbimõeldud vestlusega tegelikult saan enne, kui ma ütlen selle, et kas jah, sa sobid meile gruppi või et mõnel järgmisel korral, ma teen seda enne ära. Selleks, et see grupp siis tuleks võimalikult harmooniline. Ja minu retriitide puhul meil on alati olnud ikkagi enne grupi chat, kus me siis juba hakkame omavahel suhtlema, me saame alati enne retriidi algust füüsiliselt ka kokku ja nii-öelda tutvume juba, seepärast, et ma olen ise nii kaua olnud enesearengu maailmas ja just nimelt selles psühholoogia maailmas ja ma olen nii palju kokku puutunud sellega, et milline see grupi dünaamika on ja eelkõige just see, et kuidas luua gruppi, kuidas gruppi omavahel tööle panna ja kuidas seda grupi dünaamikaga mängida, ehk siis, et kuidas seda gruppi nagu tõugata koos arengule ja siis samal ajal, kui selles arengus väga paljudel tuleb vastupanu, väga paljudel tulevad mingid protsessid, mingid valusad mälestused, mingid hirmud tulevad ülesse, et ühelt poolt lükata nad sinna arengusse ja teiselt poolt, kui tekivad siis need protsessid, siis nagu ilusti lõpuni välja ära hoida kõik emotsioonid, mis iganes tulevad. Ja see on see koht, mis loob selle kvaliteediga grupi sees ja see grupi dünaamika hakkab hoopis teistmoodi tööle. Aga kui inimesed ei oska, ongi, kui me oleme 18-aastane värske toitumisterapeut, no kus ma oskan seda grupi dünaamikat juhtida, suunata, teadlikult tõsta, hoida, mängida seal nende, me ei tea ja see on loomulik, et nad ei tea. Ja sellepärast ongi see koht, et kas siis on kohe vaja hüpata sinna retriidi tegemisse. Aga jõuame nüüd tarbijakaitse juurde tagasi, millest see trall kõik pihta hakkas. Et seda tarbijakaitse ju võtab ainult mustvalgelt faktipõhiliselt, et need asjad peavad olema täidetud, need nõuded konkreetselt, need punktid peavad olema täidetud. Tema ei saa ju hakata uurima, kas sina üldse sobidki sellise grupi inimestega üldse tegelema. See ei ole üldse tema teema, et need on kaks täiesti eri maailma. Üks vaatab ainult seda, et seadus ja paberimajandus ja kõik see. Ja teine on hoopis see teine pool, millest sa nüüd praegu rääkisid. Aga äkki siis ma ise mõtlen, et okei, nüüd on see tänu tarbijakaitsele tehtud keerulisemaks kogu see pull, et ise oma väikse ajuga mõtlen, et aga las nad siis proovivad ära need nii-öelda kõik, kes tahavad teha oma neid laagreid. Küll nad jõuavad läbi selle katse-eksituse meetodi, kes läheb edasi ja kes siis tõstab käpad püsti, ütleb, mina küll ei suuda, et see oli nii õudne kogemus. Ja ongi lahendatud. Huvitav on isegi oleks vaadata, et kui palju on neid inimesi, kes on ühe korra ainult retriiti teinud ja et kui palju siis neid on, kes teist või kolmandat korda veel valivad seda teha. Ja ühelt poolt ma tegelikult nõustun, et ongi, et ega kogemusi ju ei saagi, kui me ju ei hakka pihta. Mina samamoodi oma esimest retriiti tehes ma olin lihtsalt praegu tagasi vaadatuna, ma vaatan, et kust ma selle enesekindluse võtsin. Aga võtsin ja tegin ja tuli hästi välja, on ju. Ja sul õnnestus. Võib-olla see oli üks asi. Kui sul see oleks totaalselt vett vedama läinud, siis... Võib-olla ma ka poleks rohkem teinud, on ju. Ja. Ehk siis, et selles mõttes ongi, et ma ei ütlegi, et ei tohi teha. Mis ma ütlen, on see, et on vaja rohkem läbi mõelda. Et mitte nagu jalaga lööma minna, vaid ongi, et millest päriselt üks nagu kvaliteetne retriit koosneb ja nagu suhelda, teha eeltööd, suheldust teiste korraldajatega, teha eeltööd, käia võib-olla ise paar korda mõnel retriidil, et samamoodi õppida, et kuidas seda siis tehakse, on ju. Käid ja
jälkimas, kuidas teised teevad ja õpi sellest. Aga ja kas... ja teine asi, ja teine asi on ka, et ühelt poolt ongi see korraldaja vastutus, just see moraalne vastutus, aga teine pool on ka harida siis neid osalejaid. Ehk siis, et retriidil võib olla väga suur vahe. Ja kui me just nimelt nendel teemadel räägime, siis ka osalejad saavad teadlikumad olla, et mille järgi valida retriiti, kuhu minna ja kui nad valivadki mõne noore tegija, et siis nad oleksid samamoodi teadlikumad, et vot see võib-olla olla natukene võib-olla rabedam või natuke siuksem nagu pinnapealsem võib-olla või mõned asjad ei pruugi olla nii lõpuni läbi mõeldud, on ju. Et see on nagu mõlemapoolne teadlikkus ja mõlemapoolne vastutus siis. Kas täna nõutakse seda ka nüüd tarbijakaitse poolt, et ma ei tea, kas reisifirmadel on see teema, et vist ei ole, et see tagasiside, et kas jäid rahule või mitte ja kui seal või siis jõuab tarbijakaitseni väga palju kuidagi mingeid selliseid hädapöördujaid, kes ütlevad, et see oli nii õudne, see oli jube ja vastik ja see pole ikka päris õudne või õige, mis nad seal teevad, et siis, kas tarbijakaitse ootab seda ka või see pole oluline, või näiteks sinu puhul, ma mõtlen, et kui nüüd sina oled 5 aastat, sul oli isegi lihtne, ma arvan, seal tarbijakaitsele võib-olla tõestada, et kõik on väga fine sinu poolt, sest sa olid nii kaua teinud, sul on see kogemus, sul oli anda faktipõhiselt, vaata, kõik on jäänud rahule, mingeid komplikatsioone pole olnud, aga mõtle see, kes teeb esimest korda, talle öeldakse kohe, aga teil ei ole kogemust ju, te ei tea ju. Ma ütlen, tarbijakaitse tegelikult on ainult üks küsimus neil, et kas sa oled reisikorraldusfirma või ei ole? Ja kui sa oled, siis kedagi ei huvita enam, mis su kogemus on või kui värske või kui vana reisikorraldusfirma sa oled. Ja nemad tahavad, et ongi, et kui sa teed retriiti, siis seadusjärgi võtame reisikorraldusettevõtte. Ühesõnaga, sul peab olema pappi, mida tagatiseks panna ja sätsid. Aga seda ei võida sult ära võtta, et ma mõtlen, et oledki nüüd reisikorraldajaks saanud ja nüüd siis teed, aga tarbijakaitseni jõuab seal aeg-ajalt mingeid kriitilisi nooli ja nad võivad siis selle ära võtta. Ja või siis tulevad äkki küsima, või teevad, ma ei tea, kvaliteedikontrolli, on ju. Ja võib-olla küll. Kuigi ma ei ole kuulnud ausalt öeldes väga palju, et selliseid nii-öelda ametlik, ma arvan, et ka eestlased, ega me ju ametlikult, kui ikkagi midagi väga nässus ei ole, seega me ju ametlikult kuhugi ei pöördu, jah. Et mida ma olen kuulnud ja mida need ongi mul osalenud naised on rääkinud ja mida ma ka nii-öelda linna pealt aeg-ajalt kellegi suust olen kuulnud, et pigem nagu krimsutataksegi, et ei ole nagu siukse kvaliteediga, ei ole nii läbimõeldud, ma ei tea, tehaksegi hommikuti üks mingi joogatund ära ja ülejäänud vaata ise, mis sa majaga seal teed, on ju. Et pigem on nagu see, et see nagu hinna ja sisu kvaliteet või tasakaal ei ole paigas, on ju. Või et siukest nagu mingit nii-öelda ruumi hoidmist või grupi loomist ja kõike seda, et seda üldse pole, on ju. Et pigem on see, aga samas, kui me mõtleme ka seda, et üldiselt, kui sa oled seal 10 pundiga kuskil, ma ei tea, Zanzibaril või Balil või ikkagi, isegi kui päris rahule ei jää või natuke ikkagi sa nina krimsutad, siis mõtled, et tegelikult see päike ja soojus, et tead, polnud väga suur asi, aga ikkagi jälle taaskord nii hullu ei ole, et kuhugi kaebama minna. Aga võib-olla teist korda ei läheks, on ju. Või siis see nii-öelda siuke mõrudam kogemus solgib selle meepoti ära ka kõikide teiste retriitide jaoks. Et see on täpselt nii, nagu mäletan, kui ma palju aasta tagasi ajakirjanduses töötasin, siis oli samamoodi, et kui ühiskonnas oli ajakirjanike maine mõne jobu pärast nii madal, siis kõikidel ajakirjanikel oli raske allikaid saada. Ja sama asi on praegu nende retriidi korraldajatega ka, et meie siin nii-öelda vanad tegijad võime ju oma tööd hästi teha, aga kui mingi uus tuleb ja teeb sigaduse, siis see kogu retriidi maine saab kahjustada. Siinkohal tahaks võib-olla öelda, et Eesti on õnneks või õnnetuseks täpselt nii väike, et tegelikult suust suhu leviv info on kõige olulisem. Et tühja nendest sertifikaatidest või nendest tärnidest või millest iganes, see, mida inimesed omavahel räägivad, see on kõige tõhusam reklaam või antireklaam. Et see mõjub kõige rohkem, et ega siis ei minda sinna, kui sealt on
juba mõnelt inimeselt on tulnud negatiivne tagasiside. Samas ma vaatan jälle, ma ei taha siin nimesid nimetada, ma vaatan mingeid tegijaid ja siis ma vahel imestan ja näe, lollid lähevad ikka, noh, kõik teavad, et seal on täielik tohuvapohu ja aga näe, lähevad ikka, et mis toimub nagu, aga noh, see on siis su enda vastutus. Noh, nagu öeldakse, vaata, et igal õpetajal on oma õpilased. Et ma usun ka seda, et ongi, et kõik, et ühelt poolt on see, et jah, me saame siin teha seda niisugust teavitustööd või harimistööd ja natuke tõsta või püüda tõsta seda teadlikkust, aga et ongi, et kõigil on ikkagi oma kogemusi vaja saada, kõigil on oma õppetunde vaja saada ja nagu sa just ütlesid, on ju, et siis et nii-öelda võib ju olla see, et just kui me kõik teame, et ühe, teise või kolmanda juures, no ega seal midagi nagu tarka ja asjalikku ei ole. Ja vaat siis ikka minnakse ja käiakse, sellepärast, et neil on vaja seda kogemust ja siis on õppetunnid on need, öeldakse. Ja siis on ka see koht, et aga kes oleme meie ütlemaks, et nad ei tohi minna, on ju. Et igaüks vaba valik ikkagi kehtib, on ju. Kui palju üldse teie nüüd skeenel on sellist konkureerimist või noh, ütleme kadedust siis lihtsustatult, aga just sellist konkureerimist, kas te olete omavahel toetavad või on siin ka jagunenud mingid gruppidesse, et meie oleme nüüd paremad, vaat mina olen 10 aastat teinud, mina olen 5 aastat teinud. See on teinud siin aastakese pool võib-olla ainult, on ju, et kas teil on mingi selline, kas teil on see nähtamatu hierarhia ka? Ma ei ütleks nii, või siis on see, et Ära valeta. Ei, ma mõtlen seda, et ma ei ole kunagi üheski valdkonnas mänginud neid mänge, neid konkurentsimänge, sest nagu mina arvan, et igal õpetajal on oma õpilased ja need, kes ei tule minu oma, need lähevadki teiste omale. No mida ma nüüd kogu selle tarbijakaitse taustal olen küll märganud, et ma arvan, et ma pole varem nii palju teiste retriidi korraldajatega suhelnud kui praegu. Et ongi, et kui mul endale aasta tagasi see kõne tuli, siis ma tegelikult ise helistasin samamoodi, helistasin Tiidule, Tiit Trofimovile, kes on ju pikk tegija, suhtlesin Igor Örtsaldiga ja Bellaga, et kuidas neil on, et kas neil on olnud, on ju, et selline kokkuhoid oli ja siis ongi, et kui ja siis ühel hetkel hakati nende kallale, mina ilmselt nagu meie sellest pundist esimene, kellele nad siis tulid, on ju, ja siis hakati järjest nende kallale minema nii-öelda ja siis nad helistasid mulle, et kuule, kuidas sa oled teinud või mis sa tegid või mis see lahendus on. Ja noh, nüüd kui ma olen teinud oma selle reisikorraldusettevõtte ära, nüüd ma saan siis omakorda neid aidata, on ju, et noh, saame seal koostööd teha, on ju, et pigem on nagu koostöö. Ja noh, ütleme, ma ei tea, kas ja kui palju, ma seda polegi kuulnud, et Igor või ka Tiit või ütleme teised pikemad tegijad oleks nii väga nagu avalikult sõna võtnud sel teemal või siis ka teisi nooremaid tegijaid nagu harinud, et võib-olla see on üks koht, mida mina kas sa hakkad tegema seda nüüd? Ma sain aru, et sa teed juba hakkad korraldama mingit ma mõtlesin, et ma teen loengu või mõtlesin jah, et ma teen ühe niisuguse loengu, et kuidas, või niisuguse nagu salvestan ühe väikse videokese, et kuidas siis retriiti korraldada ja mis seal peavad olema ja just nimelt selle mõttega, et aga sa annad ju oma know-how justkui ära, et las proovivad ise, astuvad 3 korda ämbrisse ja siis vaadaku, kuidas saavad. See oleks nii eestlaslik. Jah, aga mul on vist, ma ei oska öelda, ma arvan, et ma olen süda liiga õigel kohal selleks, et nagu, et need on ju inimesed, kes neid halbu kogemusi saavad või need on need retriidi korraldajad, kes siis nagu võib-olla väga raskeid kogemusi saavad. Et see, kui mina jagan enda kogemust, ega see ju mind halvemaks kuidagi ei tee. See ju lihtsalt ma saan jagada head. No ja siis sa ikkagi süstid retriidi uskuga nendesse inimestesse, kes tahaks osaleda nendel ja et siis ei tekiks seda halba maitset. Jah, ja kuna ongi, igale tegijale jätkub inimesi ja ma nagunii varem või hiljem tõenäoliselt varem plaanin oma retriite ikkagi inglise keeles ja rahvusvaheliselt tegema hakata, nii et ega mul kahju pole, kui see Eesti retriitide kultuur ja kvaliteet tõuseb ühtlaselt. Ja see on see, millesse ma saan oma panuse anda, kui ma oma kogemusi jagan. No aga anna väike pikk nüüd, kui sa teed, siis pead sellise loengu ja hakkad sealt pihta. Sa natuke mainisid ka juba, et sa loetlesid neid asju, mis on hästi olulised. Aga ütleme nii, et ma täna mõtlen, et
et issand, ma olen peaaegu 400 Puuduta mind saadet teinud, kuulnud siin erinevate inimeste, ma ei tea, elulugudest kuni juhtumistest, kuni uskumatute asjadeni ja olnud nii kuulaja kui vastaja rollis. Ühesõnaga, ma tean kõike, ma korraldan nüüd ühe retriidi, et lähen nende inimestega, kes tahaksid rääkida nendel teemadel, küsida minult ükskõik mida, panen pundi kokku ja näiteks, no päris Rakvere vist ei lähe, no ma lähen kuskile Soome. No võib-olla lähen Rootsi. et mis asi see ikkagi, ma mõtlen, et ma olen täitsa tegija, no mis see siis tõesti ära ei ole. Bronin need laevapiletid ja võib-olla seal orgunin bussi meile välja ja toreda hotellikese. Istume seal imekaunis looduses, kõik ümber ringi. Kuulan nende kuulaja, ma olen hea, ma loodan vastuseid mul peaks ka olema. No ja mis seal siis nüüd on? No mida ma praegu juba valesti nagu mõtlen, et mis see võiks see esimene samm ikkagi olla, et kui ma jagaks retriidi korralduse erinevatesse sektoritesse. Üks ongi see sama logistiline pool, see füüsiline pool, just see sama, et hotellid, transport, kõik see logistiline, see on niisugune füüsiline logistiline pool. Et sellega me saame hakkama, kui täiskasvanud inimene. Selle saab hakkama, ju. Ja siis kuigi seal võivad olla ka, et kui inimesed jõuavad erineval ajal, võib-olla nad tulevad erinevatest kohtadest, kuidas me siis saame. Mis minu asi on? No, ongi see, et kas sa siis, et see on juba üks erinevus, kas ma aitan inimesi sinna hotelli või siis ma istun seal hotelli foees. Ma ütlen, kokku saamine on hotellis kell 12. Ja. Kõik peavad kohal olema. No, et mõned teevadki niimoodi, ütlevad, et kell 12 olge siin. Just. Ja teised teevad niimoodi, et okei, kell 12 me võiksime alustada, vaatame, kuidas me nüüd kõik koos saaksime sinna. Aha. Ja siis ongi, mul on ju tulnud ka inimesed üle maailma, väliseestlased. Ja neid samamoodi, kuidas nad siis tulevad, ühed jõuavad lennujaama see kell, nendele tuleb buss vastu saata, teised tulevad see kell, nendele tuleb buss vastu, seal on juba võib väga detailseks minna see. Aga et lühidalt öeldes ma jagaksin retriidi, ongi logistiline, administratiivne pool, siis teine pool on see sisuline pool, et mida ma siis sisu mõttes tahan edasi anda, milliseid õpetusi, milliseid praktikaid, milliseid väärtusi, milliseid oskusi, et mis on see sisuline pool, mis ma tahan edasi anda. Ja kolmas on see emotsionaalne pool, et millise emotsionaalse kogemuse ma tahan neile edasi anda. Ja siin on samamoodi, et kas ma oskan neile anda ainult üksikuid häid emotsioone, või ma oskan kogu sellest retriidist, ükskõik kui kaua ta siis kestab, luua tervik kogemuse. Niimoodi, et algus ja lõpp läheksid omavahel ilusti kokku, kõik tegevused, praktikad, väljasõidud, sinnamaani välja, et ka laulupalad, mida ma ei tea, mingitel hetkedel kuulame või mingid hommikusöökidel üles võetud teemad või üllatuskingitustena osalejatele antud kingitused moodustaksid kõik ühe terviku. Ossa raks kingitused ka veel. No kes jagab, kes mitte. Ehk et on nagu erinevad pooled, logistika, praktiline sisu pool ja siis see emotsionaalne pool. Ja finaal on alati kõige tähtsam, sellepärast see jätab selle viimase nagu kirsikese sinna tordi. Ja finaal ei ole mitte siis, kui nädala pärast kell 12 siin samas foyees me lõpetame selle retriidi, vaid finaal on siis, kui inimesed on tagasi kodus ja võib-olla alles 3 päeva hiljem saabub see nii-öelda, et appi, kus ma käisin. Just, ja sina oled ikkagi see, kes ka küsib inimestelt tagasisidet, kuidas on, kas jäite rahule. Juba selles mõttes, et sa tead siis, kuidas seda järgmist organiseerida ja veel paremaks muutuda. Nii, meie saade on nüüd lõpukorral, aga me ei lõpeta selle teemaga sugugi mitte, sellepärast, et meil tuleb järgmiseks külaliseks Teele Saul, projektijuht. Mis sa arvad, mis me võiksime tema puhul nagu veel teemaks võtta, mis just selle vohava retriidinduse teemadel? Ma arvan, et kui me siin selles saates rääkisime väga palju just nimelt selle korraldaja poole pealt, siis ja nii-öelda natuke ka sellist telgitagust on ju, mida see osaleja tegelikult tihtipeale ei näegi ega ei mõistagi seda, siis Teele võiks jagada oma kogemust just nimelt osaleja poole pealt. Just. Et kes peaks osalema, miks peaks osalema, kes üldse kindlasti ei tohiks retriidile minna. Vaat see on põnev. Ja võib-olla ka ongi, et kuidas siis valida, kuidas ta on käinud väga paljudel retriitidel, kuidas siis valida seda head retriiti. Võib-olla ta on mõnele ämbrile otsu komistanud, on ju. Et mina küsiks seda, et osaleja poole pealt. Ja võib-olla ka need igasugused müüdid, eelarvamused,
et mis ma sinna lähen, kõik ongi seal mingid taevakuulutajad on ju, et no ma ei taha ju minna siuksesse kohta. Just see ka veel, jah. Seda ma olen ka hästi palju kuulnud, sest mina pean nüüd siin saate lõpus tunnistama, et mina olen ka ühel retriidil käinud, seda tegin uudishimust. Ja see oli siis Dali retriit Zanzibari, see ei olnud küll su esimene reis sinna, ma ei mäleta mitmes see oli, aga ma tegin seda puhtast uudishimust, kuna me olime nii palju neid saateid juba siin teinud ja nendest kogu aeg jahuti ja räägiti ja oli positiivseid ja negatiivseid arvamusi selle kohta ja kõik see oli kuidagi nii kõikuv ja mõtlesin, kuidas ma räägin nendest, kui ma ise ei tea, millest ma räägin. Et ma võin siis teelega nagu ühineda sinu vastu, kuigi sa tuled siia kõrvale mulle kaassaatejuhiks, aga me võiks siis hüpitada neid palle edasi-tagasi ja võib-olla päris ausalt rääkida, et mis siis oli, mis ei olnud, mis oleks võinud olla või olemata jääda. Et vaadake siis meie järgmist saadet Teele Sauliga ja Dali siirdub siis minu kõrvale saatejuhiks. Samas ta peab ka ennast natukene kaitsma ja kehtestama. Aga aitäh sulle. Aitäh, Anu.